Tšauki, mina olen Nele ja täna ma hakkan endal siin kodus tegema midagi väga eksperimentaalset, võib isegi öelda, et rumalat. Ma nimelt hakkan värvima oma juukseid. Meikimine on nagu see, et sa saad katsetada ja sa saad selle meigi lihtsalt minema pühkida. Tätoveerimine on midagi sellist, mida sa korra teed ja sa põhimõtteliselt ei saa seda ära. Nüüd juuste värvimine on midagi vahepealset, et sa ei saa seda nagu kohe minema pühkida. Seda nagu võib välja ka kasvada ja sa võid teda uuesti üle värvida ja see on siuke nagu keskmiselt riskiastmega. Mina ei ole enda elus mitte kunagi üleni juukseid värvinud. Kui ma käisin äkki 4. klassis, see võis olla siis 15 aastat tagasi, siis olid moes need siuksed paksud triibud. Ma ei tea, kas keegi mäletab neid pakse triipe, siis ma neid ühe korra tegin. Ja muidugi ma tegin seda juuksuri juures. Suvi on eks ju käes, ma tahan suveks, et mul need otsad oleksid nagu natukene heledamad. Ma korra mõtlesin, et teeks mingeid värve ja prooviks värve ja ma ei tea. Ma proovin lihtsalt esialgu teha lihtsalt nagu heledamaks, sest et kui juuksed on juba mingil määral heledamaks tehtud, minu juuksed, siis on võimalik sinna nagu teisi värve peale ka panna. Nii et ma teen nagu kõige hullemat, mis on siis pleegitamine või blondeerimine. Tegelikult ma ei taha blonde juukseid, ma tahaks lihtsalt siia alla siukseid heledamaid triipe. Ma väga täpselt ei tea ka neid värve, eks ju, ma vaatasin YouTube'ist igasugu tutoriale ja muidugi bleach veile ehk siis pleegitajate kodus tehtud blondeerimisveile, kus inimesed hoiavad nagu käes oma neid juuksetükke, sest need lihtsalt on nii kaua ja nii palju on produkti peas olnud, et need juuksed lihtsalt nagu praevad sul kätte ära, eks ju, lihtsalt tulevad küljest ära. Et ma proovin seda mitte nagu nii tugevalt teha ja nagu õrnalt, kergelt need otsad nagu heledamaks teha. Ja igatahes ma ostsin siis, mis nagu lihtsalt kuskilt ma videost nägin ja selle ma ka ostsin, sellise üliblondeeriv nagu toode. See on Maximum Lightning Performance. Ja siin karbis on siis põhimõtteliselt 3 asja. Selline tuub, siuke tuub ja siuke tuub. Ärge seda järgi proovige. Juuste pleegitamine, see on igavene teadus, sest et iga juus on ju erinev. Minul on selline tumepruun, kui ma natukene teda lähemalt olen nagu vaadanud, siis tal on isegi sellised punakad alatoonid, et kui ma seda nüüd pleegitan, siis ma arvan, et see juus jääb selline punakas oranž või ma arvan, et päris kollane ei jää, aga punakas oranž, ma arvan. Ja ma ise tahaks, et ta jääks nagu otsast selline kuldne. Nii et ma pleegitan, vaatan, mis saab ja siis toonitan. See on nagu mu plaan. Ja ma ei tea, vaatame siis, kuidas see plaan mul õnnestub, mis minust saab. See kõik on üks katse-eksitus. Ma jätsin juuksed mustaks, enda juukse nagu niiskus natuke kaitseb seda juust. Ja mina siit juuri ei värvi, nii et ma nagu enda juukseid kuigi palju ei kahjusta. Nüüd tuleb siis need 3 asja oma vahel kokku segada. Ma juba läksin närvi. Issand! See hüppas kohe välja. Kollane siuke. Koll läheb siia sisse. Okei, let's not be nasty, on ja. Siit tulebki siis see blond või? Siuke kollane või? Miks see peab nii nasty kõik olema? Aga see lõhnab super hästi. Ma tean, et see pleekimisega tekib nagu halb lõht, siis on hea, kui on mingi mõnus lõht ka juures. Ja et ma üldse midagi näeks, siis ma pean tegelikult prillid panema. Selle pakikesega tulid ju kaasa kaitsekindad. Läheb. Ma ei tea, mul on siuke alus ka, et ma paneks siia peale äkki. Oh my god. Ma pean lihtsalt kuskilt alustama ja lihtsalt läheb, Kohe lendas, Esimesed äpardused ausõna. See pleegitaja juba lendas mulle näkkuna. Mida ma teen? Mul pole aimugi, mida ma teen, on ja. Chillax, babe.
et seda on vähe või ta on nagu kuiv ja ma ei tea, kas see nagu töötab. Siin ma tunnen küll, et midagi nagu kahtlast on siin juustes. Ta on kuidagi väga kuiv ja siuke. Ootame siis nüüd umbes 30 minutit. Ma ju tegin kilekotist sellise värvimis, ma ei tea, mulle tundub, et siis ta hoiab sooja ja siis see nagu käib paremini, tõmbab sisse. Aga nüüd mul on see pleegitaja olnud siin 20 minutit. Keegi klikib. Ma mõtlen, kas ma nüüd vaatan või ma ei vaata seda. Ma võiksin, kuigi siit nagu on näha, et mitte midagi ei ole juhtunud. Üks väike nõksakas on siit väljas. Temaga ei ole mitte midagi juhtunud ja ma mõtlesin, et ma panin nii vähe seda pleegitajat, et äkki ei juhtugi mitte midagi. Siis tuleb lihtsalt uus kord teha. Vaatame, mis siin kupli all peidus siis on. Mitte midagi. Mitte midagi. Täiesti tume. Äkki mu juuksed ei blondeerugi. Ma ootan veel 20 minutit. Oh my god. Tagasi kupli alla. Minu juuksed on nüüd pleekinud 40 minutit. Ma olen need ära värvinud ja tulemus on siin. Tulemus on 0. Minu juukseotsad on lihtsalt natukene kuivemad, sellised krastid ja haisevad selle pleegitaja järgi. Aga värvitulemus on täiesti 0. Kõik on täpselt nii, nagu ta enne oli. Ma teen ikkagi uuesti selle sama tootega ja omal sälgud ja ma teen niimoodi, et ma panen seda kreemi nagu täie auruga. Ma olen igal juhul pannud väga palju rohkem toodet sisse. Ma oleks nagu lumekuninganna frostid, siuksed otsad ja fingers crossed, et see midagi minu heaks teeb. Aega on nüüd kõvasti mööda läinud, mul on juuksed pleegitatud, kuivatatud ja siit tuleb see tulemus. Ma kasutasin Maximum Lightening Professional Extreme Super Blond. Extreme Super Blond. Ma kasutasin ära terve selle paki ja juhtus see. Põhimõtteliselt ma ei saa öelda, et tulemus on täiesti 0. Midagi nagu on, ta on võib-olla, ma ei tea, kas seda saab nimetada toon heleda. Võib-olla pooltooni heleda ja muidugi kuiv. See palsam, mis seal kaasas on ja see seerum, mida ma pärast seal hiljem panin enda asjadest, see nagu toidab selle juukse nii ära, et nagu pärast pesu on need juuksed ülilendlevad ja heljuvad. Minu juuksed nagu, sa ei pleegita neid. Kui ma 2 korral 40 minutit olen neid pleegitanud, algul vähese produktiga, aga pärast kogu pakk peas 40 minutit ja selline tulemus, ma ei oska öelda, umbes toidupoest ostetud, eks ju, juuksevärv, see ei ole ju, see on kaugelt, asi on professionaalsusest, see ongi kodus niimoodi, ma arvan, katsetamiseks. Paljudel sellistel valgendajatel on kirjas, et ära nagu tumedatele juustele ei soovitata, aga siin paki taga on ju näidatud, et blond hele juuks läheb täiesti valgeks, selline keskmine helepruun selliseks ja tumepruun peab minema selliseks kollakaks, mida siis saab hiljem nagu selle sinise toonitusega või siukse lillakaga nagu seda kollasust välja võtta. Aga minu jaoks see tumeda juuksele üldse ei võtnud. No vot, ja praegu mul siis sellised juuksed on. Kui sa märkad, siin on kastid siis, ja kõik on tühi, siis ma olen praegu ema juures ja tulemas on või juba käib ja juba on täitsa peaaegu et ära tehtud, on suur volimine teise kohta, Tallinnast välja maale ja ma teen varsti sellest video ka, nii et don't worry. Ja mida ma mõtlesin siin videos ka ütelda, et kindlasti ära proovi seda kodus. Kui sul on heledad juuksed, siis nagu proovi ainult
ma soovitangi kas ainult nagu nende otstega natukene mängida või et see on nagu hasartmäng, et mängi nii sellega, mida sa oled valmis nagu kaotama, et siit alates ma olen valmis oma juuksed kaotama ja kui isegi siuke mul sonks tuleb, siis ta on okei. Vaata, mul ikka on heledam küll, kuule kuti, et ma võib-olla tahaks ikkagi proovida veel neid triipe nagu teha. Ja siis ma ostsin ilmselt selle Garnieri konkurendilt, palletilt ostsin sihukese valgendaja. Muidu, kui ma ise lihtsalt katsetaks enda juustega, siis ma juba ammu peatuks, ma ei teeks rohkem edasi. Aga kuna ma teen videot, siis ma nagu lükkan ennast natuke kaugemale ja ma teen selle teise, ühesõnaga ma pleegitan nagu veel enda juukseid. Aga teeme siis veel, külg küllale liiga ei tee. Põhimõtteliselt selles viimases etapis nüüd ma panin nii ülivähekene, et tegelikult ei taha nagu rohkem enda juustega jännata. Mul on selline tunne, et mida rohkem ma seda juust nagu juuksevärvi töötlen, seda rohkem ma pean ostma igasuguseid tooteid, et see juus oleks pehme ja ilus ja särav ja nii palju peab nagu kulutama enda raha ja aega, et enda juuksevärvi muuta ja soengut muuta. No see pleegitamine ja värvimine, see on nagu, ma ei soovita seda üleüldse kodus teha, aga no kui sa väga tahad, siis tegele ainult nende otstega. Kui nüüd kõrvutada neid kahte toodet, siis see on kindlasti parem, ta lõhnab paremini, ta on kuidagi nagu tundub mulle kvaliteetsem. See on nagu väga karm tundub minule. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab ja head suvekest siis. Ciao!